Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, kas ta hoiab ja armastab teid. Et siis kõigepealt aru saada, kas jutt on teist ja ütleme teie siis sellest partnerist või teie inimesest on ju. Kõigepealt vaatame, mis energiates olete teie. Palun mõelge iseenda peale ja öelge mõttes oma nimi. Ma vaatan, mis energiatest te olete, proovige ära tunda, kas jutt käib teist, mis energiatest te praegu olete. Teil on praegu kõik hästi, vähemalt tuju on teil küll ülihea. Te olete hästi rõõmus, siuke sõbralik, seltskondlik. Teie olete nagu seltskonna südame. Et te olete kogu aeg hästi rõõmsameelne, hästi avatud on ju. Mis energiatest te praegu olete? Aga teil tuleb, kas te nüüd pidite lähiajal tegema mingi otsuse seotud ühe mehega ja et seda otsust teha, te pidite väga-väga järgi mõtlema kõik oma käitumised. Et noh, missugust teed valida selle mehe suhtes on ju. See võib olla teil keegi, teie vanem, teie isa on ju, või teie vanaisa või teie onu on ju. Aga võib-olla ka muidugi teie mees, eks ole, et võib-olla siin on kolimisega, et võib-olla see mees tahab näiteks kas teie juurde kolida või teie tahate tema juurde kolida on ju. Aga võib-olla ka niimoodi, et võib-olla te hooldate kedagi ja siis te peate otsustama, et kas te võtate enda juurde või viite ta kuskile hooldekodusse või võtate hoopis siukse hooldaja. Siin on igal ühel erinev, te tunnete ära, mis teema teil mingi mehega on, kelle suhtes te peate mingi valiku tegema, aga see tuleb hästi-hästi läbimõeldud otsus, see ei tule ülepeakaela tehtud otsus. Nii, mis praegu teie elus toimub, mis energiatest te olete? Te olete praegu tugevalt mõjutatud, ikkagi mingi südame teema on, et te kedagi väga-väga armastate, väga hoiate, aga samas väga muretsete tema pärast. See võib olla ikkagi see mees, kes ta praegu teie elus on ju. Kelle jaoks ongi nagu partner, kelle jaoks on hoopis siis on vaja hoolitseda tema eest või kuskile paigutada, et tal oleks parem või midagi sellist. Nii. Kuskile jah, et see mees nagu tuleb ära saata paremasse kohta, kus siis tõesti tal on hea olla, kus ta tunneb ennast turvaliselt. Et kas ongi mingi uus elukoht hoopis parem, et kas ta tahab näiteks ära maale kolida või et linnast on väsinud või tõesti ma räägin, et kas keegi lähebki ära hooldekodusse või läheb kuskile kellegi juurde, kus te teate, et temast hoolitsetakse või ma ei tea, siin on niiviisi väga palju variante, te peate ise aru saama, et see, mis ma räägin, kas see teid üldse kõnetab. See võib olla, aga ma räägin, et te ise tahate kellegi juurde ära kolida, on ju. Nii. Samas te olete hästi elevil. Te peate tegema valiku, sest kiiresti on vaja otsustada, kiiresti on vaja siis nagu sinna liikuda, on ju. Ma saan aru, et teie elus praegu toimub üks või kaks asja, mis tohutult muudavad teie elu. Võib-olla see asi on just nagu toimunud teil. Mingid otsused kuskile minemisega või täitsa kolimisega või midagi on. Näete, siin kogu aeg ikka figureerib meesterahvas, et te tunnete ennast nagu võidujoovastuses. Et te nagu tahate tõesti sellele mehele meeldida. Ja siis te nagu ootategi, et mis nüüd nagu sellest saab. Te tahate näha juba tulemusi. See võib olla üks sama mees, aga võib olla ka siin natukene erinevad. Võib-olla siin üks ongi teil seal keegi vanem, kas teil isa või onu või aga teine on teie partner, on ju, kes ootab, et te näiteks koliksite tema juurde või. Aga ma saan aru, et väga-väga tähtis muudatus praegu teie elus toimub, mis väga palju teie elu nüüd muudab. Nii. Aga vaata nüüd see mees, kellest jutt käib, et kas ta hoiab ja armastab teid. Kellest käib jutt, et see, et kas ta hoiab ja armastab teid. Et see meeste rahvas siis on. Näete, ikkagi mingi valik, et
no saatana kaart ja maag. Teil on samas nagu nii raske otsust teha, aga te peate tegema, te peate nagu iseennast ületama selle otsuse tegemises, sest te ei saa ennast nagu sellest inimesest ka lahti ühendada. Te olete nagu kuidagi seotud temaga või te olete temast sõltuvuses või on see hingeline side või et ikkagi mingi valiku tegemine, kas kuhugi kolimine, kas ma panen ta sinna elama või kas ta tahab sinna minna või midagi on. No see on mingisugune nii sellel mehel, et mis seal toimub. Temaga ootab nagu paremasse kohta saamist, kus oleks tal hingeline tasakaal ja rahu, ta täiesti ootab seda ja ta juba nagu tahab kiiresti sinna ära minna. Sellel mehel, mis siin on. Näete, ta ootab, et tuleks nagu pere kokku, et seal on nagu küllustik, seal on kõik olemas ja tema siis seal kui mees siis töötaks, teeks igasugu vajalikke asju, oleks nagu mehe eest väljas. Siin on mingid unistused, hirmud, et äkki ma saan haiget ja juba ette. No ma räägin, et oleneb, kuhu te selle inimese tahate nagu viia või paigutada, ma ju ei tea. Te juba ette nagu muretsete või teil on kurb, et teil justkui jäägi muud valikut, kui teha just see valik või see inimene teeb selle valiku, aga teie peate ta nagu siis ära transportima, kuhugi ära kolima. Te nagu, see murrab teie südame, aga samas te nagu ei näe ka rohkem valikuid, on ju. Et see on esialgu nagu ainuke valik. Ma räägin teist, aga tegelikult ma vaatan seda meest, on ju. Aga see mehe süda on samamoodi nagu valutab, et ka just kui ta nagu ei näe muud moodust, on ju. Et see nagu mõlemaid pooli teeb kurvaks. Ma unustasin ära, ma pean seda meest ju vaatama. Samas ta on ise ka tajunud, et see muudatus, mille tema on ka oma peast läbi arutanud, võib-olla te leppisite kokku, rääkisite koos seda, arutasite läbi ja temale ka nagu teeb see muret. Ta muretseb, kuigi põhjust ei ole, on ju. Tema ka muretseb selle sama otsuse pärast, mis nüüd tuleb vastu võtta. Ta ütlebki, et see ongi võib-olla siis tõesti parem paik minu jaoks. Lihtsalt see teeb mulle nii haiget. See otsus on minu jaoks hästi valulik, on ju. Midagi teha ei ole. Ta justkui nagu lepib, et siin ei olegi muud valikut. Et uued võimalused, seal on nagu uued inimesed ees. Ja siis nagu peaks minu jaoks nagu seal aeg ka kiiremini minema. Ma peaks seal nagu paremini siis ennast tundma, on ju. See võib tõesti olla, et keegi on üksikuks jäänud teil ja siis nagu seda inimest tahate kuidagi kuhugi teise kohta viia või transportida või see ei ole nagu eluga, jah, ega ta võib teil ju ka elukaaslane olla, on ju. Et teda vaja kuskile paigutada, kus tal oleks hea. Siin te peate ise ära tundma, et mis jutt käib või kuidas, on ju. Sest see on ikka üldine ladumine ja kui te tunnete, et see jutt ei käi teie kohta, siis antud ladumine nagu ei sobi ka teile, et siin ma nagu küsingi, et kas see inimene, kas ta hoiab ja armastab teid ja ainult teie nüüd saate aru, kellest jutt käib. Ma isegi ei tea, kas ta on teie partner või on tal isa teil või ilmselt ta ei ole naisterahvas, ta on meesterahvas, sest mehe kaardid tulid kogu aeg välja. Ühesõnaga, ta on keegi meesterahvas, et kas ta hoiab ja armastab teid. Nii, kas ta hoiab ja armastab teid? Jälle valik juba mitmes kord. Näete, mees ka nagu, kas ta armastab teid, näete seda teekonda juba, ta nagu näeb vaimu silmas, kui ta juba sinna kolib või kui ta juba seal elab, kuidas seal siis hakkavad nagu asjad kiiresti minema. Võib-olla tema jaoks aeg liigub see kiiremini, võib-olla tal on seal mingi tegevus siis rohkem. Siin võib sama hästi, et see inimene tahab ära kuskile maakohta kolida või et tal on seal parem, on ju. Et võib-olla müüte tema korteri ära ja siis olete ostnud juba kas mingi oma maja või mingi suvila, kus saab nagu elada, on ju. Et kas see mees hoiab ja armastab teid? Praegu käivad ikkagi muremõtted selle mingi kolimise ümber, kas ta armastab teid. Ja ta on samamoodi teisse kiindunud saatana kaart kui teie temasse. Suku tunne, nagu te oleksite olnud lahutamatud. Ütleme vaimses mõttes. Ma ei tea, kas te füüsiliselt ka koos elasite, ma ei tea seda. Aga te olite nagu pere, kui te just ei olnud pereliikmed, on ju. Et teil oli nii hea koos olla. Aga nüüd on vaja kiiresti minna kuskile ära.
ja ta ikkagi väga armastab teid ja tõesti hoolib teist, siin ei ole kahtlustki. aga kuna nüüd olukord on muutunud, peab tema ka vaatama, kas see olukord, kuhu ta nüüd peab minema, on ju, või vastu võtma, et noh, et noh, kuidas ta suhtub sellesse. aga jaa, see on vaieldamatult, et kas ta armastab kohe kindlasti, kohe 100% ta armastab, siin pole küsimustki. näed, nii noor kui vanem mees tuleb ja näitab kohe, et näed, et see on siis uus võimalus, justkui nagu tõesti ütleb, et ära minu pärast muretse, küll mina seal kohas hakkama saan, ära muretse. nii öösel kui päeval, et see on minu jaoks uus võimalus, ma võtan selle nagu tänutundega vastu ja ma saan hakkama, ära nagu muretse, aga see inimene tõesti armastab teid. kas ta hoiab ja armastab teid? jaa. aga ta muretseb, teate, miks ta muretseb? ta muretseb sellepärast, et teie ei hakkaks ennast süüdi tundma selle otsuse pärast, mis te tema suhtes nüüd peate tegema. ta nagu tahaks öelda, et kuule, ära muretse, see oli ainuõige otsus, sa ei pea ennast süüdi tundma. et sina pead oma eluga edasi minema, sina pead oma elu edasi elama, sa oled veel noor inimene. sul on nii palju ees elada, et see valik, mis oli, et see oli noh, et sa ei saanudki teisiti valida, et see ongi minu jaoks õige valik. see on mingi kolimine ikkagi kuskile, et kas te olete harjunud juba, et kogu aeg elate koos ja nüüd äkki noh, peate lahku minema, kas teie tahate ära kuskile kolida ja siis inimene peab ka kuskile ära minema teise kohta, võib-olla peate selle korteri või maja maha müüma, on ju. et noh, siin on igasugu variante, on ju, kas ta armastab teid. näete, ta ütlebki, et see on ikkagi meil läbimõeldud otsus. et mul leidub seal tegevust, küll ma seal leian, mida teha, et siin on maja ka kohe taustal ja see on nagu ilus maja ja ma hoian sellest majast kinni ja ma nagu tahangi sinna minna, et ma olen täiesti rahul, et ära sa minu pärast muretse. ma ei tea tõesti, et kas inimene tahabki ära kolida siis kuskile majja või et elada seal, et sest noh, ta tunnebki, et ta on maainimene ja ta tahabki seal olla, ta tunneb ennast seal hästi, ta ei taha võib-olla korteris elada, on ju. ma ei tea, kas ta armastab, hoiab ja armastab teid. no te olete tema jaoks täiesti täht olnud, et ja tal on hea meel, et ta on teid korralikult üles kasvatanud. issand, miks ma nii, mul tuli kohe see info, et näed, nüüd ma näen ka seda tulemust, mis ma olen külvanud, seda ka lõikan, et näete, et ma olen nii hea tüdruku nagu, nii hea naise, targa naisi üles kasvatanud. äkki ta on teil onu või vanaisa või see ei ole partner, ta on keegi, kas ta on teil veresugulane või nagu kaugelt sugune, keegi onu siis või kes nüüd väga-väga tõesti hoiab, kui ta ütleb, et näed, et sa oled mul nagu silmaterad, ma olen sind väiksest peale kasvatanud ja ma olen, et sinust on nagu ilus naine saanud, et sa oled nagu tark. või ta on näinud teie kasvamist pealt, tõesti, kas ta on siis vanaisa teil, et te olete käinud seal külas, on ju, ta on teid lapsest peale näinud ja võib-olla te väga hoisite üksteist, on ju, võib-olla alati see vanaisa ootas, kui te sinna läksite talle külla, ma ei tea, kas korteris, see kõik ei ela ju maal, võib-olla elas kuskil korteris, on ju. et ta on nii tänulik, et olete kasvanud nii korralikuks naisterahvaks, et noh, et teid on nagu korralikult kasvatatud. kas ta siis osa vastutust võtab, on võtnud enda peale see, kuidas ta teid on kasvatanud või? siin ei ole nagu partnerist juttu. saate aru, siin lõpus tuleb välja, et see ei ole partner teil. see on ikkagi keegi, noh, kes on teid koos kasvatanud ja te olete väga hästi läbi saanud läbi elu ja kas ta hoiab ja armastab teid? no näete, noh. ja nüüd see naine peab lahkuma. ma räägin, võib-olla ongi aeg, on ju, et olete üksteist väga hoidnud. aga nüüd ongi nagu teie aeg on lahkuda, võib-olla te oletegi rase siin, et võib-olla ma räägin, on teil meesterahvas tulnud ja peate ära oma mehe juurde kolima, võib-olla hakata abielluma, aga siis ongi vaja noh, et teil see onu või keegi peab kuskile mujale viima ära, ma ei tea, ma räägin, aga teie aeg on nagu lahkuda sellest, sest teil on ka oma tee ees. sellel mehel on, noh, tal ei jäägi vaata valikut, sellepärast ütlebki, et ära sina ennast küll jumala eest süüdi tunne, et sa minu suhtes selle valiku tegid, et minul on seal hea olla, ära palun muretse, küll mina hakkama saan, aga et sina ei tohi, sinu elu ei tohi ka seisma jääda. et sina pead ka oma elu edasi elama. et ära minu pärast elu seisma pane, ma ju elan, ma ei ole kuskile kadunud ju. mida tahab see mees, on ju, sellele, noh, ütleme teile edasi öelda? et liiga palju raiskad aega mõtlemast, kas ma ikka teen õige otsuse või mitte, on ju, et mine ära maailma.
sinu aeg on minna ära maailma, see on õige otsus, miks sa raiskad veel oma energiat kahtlustele, et kas ma ikka tema suhtes käitun õieti, on ju. Aga mida tahaksite teie sellele, ma saan aru, et meesterahvas siis on ju, vanaisa või isa või onu või kes ta teil on ju. Mida tahate teie temale edasi öelda? Teate, see otsus ei ole teile kergelt tulnud, et seda tasakaalu saavutada, see on nii habras hoida seda tasakaalu, et võib-olla te isegi temaga vaidlesite ja lõpuks oli ikkagi, tundsite ennast nagu ohvrina, et issand, ma ei saa seda olukorda muuta, et ma peangi niimoodi tegema, peangi nii käituma või siis tema võttis selle otsuse vastu, et mina pean selle otsusega leppima, on ju. Et ma ei saa seda muuta, mul on nii kahju, ma olen ohvri rollis. Et ma saan aru, see on tegelikult uus võimalus, et ma pean ka ju oma piirid seadma. Ja tegelikult tõesti tulebki ka minu jaoks hoopis teine aeg, hakkab minu jaoks hoopis teine, nagu ütleme, uus aeg jooksma, eks ole. Et iga mingisugune periood saab inimesel läbi, hakkab teine periood. Ja teie olete ikka oma vana elu lõpu lävel ja teil hakkab pihta täiesti uus elu. Väga huvitav lugu jah, mis siit välja tuli. Et see inimene, see hoiab teid väga armastab, siin ei ole isegi mitte küsimust, on ju. Ta armastab teid 200%. Ta kuidagi teab teid ikka varasemast ajast, nii et ma ei oska teile öelda, kes ta teile on, isa või onu või vanaisa või keegi selline, eks ole, et või isegi äkki vend, on ju, te olete nii lähedased vennaga, on ju. Ma räägin, ma ei tea, aga ta meesterahvas ja ta on teil ikkagi keegi sugulane. See ei ole partner, see ei ole nagu partner. Aga te ise võib-olla peate, tahategi minna oma partneri juurde elama, võib-olla hakkategi abielluma, midagi sellist on. Vot selline oli tänane lugu. Ma tänan teid kõiki, pange like, kui teile meeldis. Kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad, vajutage tellinuppu ja vajutage ka siis kellukest. Nüüd enam mitte musta kellukest, et nüüd on siin asjad muudetud. Nüüd on lihtsalt kellukene seal on, et siis edaspidi tulevad teile ka teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.